näed, siin on 2-3 kriipsu peal. Tere, minu nimi on Toomas Argel. Hi, my name is Toomas Argel. Today is January 28, 2018. Täna on siis 28. jaanuar 2018, Pääsküla Kivisild. Ja siis loomulikult teeme ka siis Pääsküla Kivisild, aga teeme siis ka Pääsküla jõest teeme väikse video. Pääsküla jõgi on 12 kilomeetrit pikk ja 41 ruutkilomeetrit. Valge ala. Tällale temasse voolavad 2 peakraavi ka. Ja ta ei otse ei voolagi nagu Lausalu lahte, vaid ühineb Vääna jõega ja natuke enne Väänat. Vaadake seda Vääna jõe videosid ka. Number 3 vist. Ei, number 2, jah, vaadake Vääna jõegi. Hi, my name is Toomas Argel. Today is January 28. This is Estonia and nearby Tallinn. Tallinna ligida siin näete. Täpselt Tallinna piir. Border of Tallinn is Pääsküla River. And Pääsküla River long is 12 kilometer long and area is 41 quadrat-kilometers. Connected with 2 canals and go to the Finnish Gulf by Vääna River by Vääna, nearby Vääna. And before Finnish Gulf is Lausalu Gulf. Look the map of the Vääna jõesuu. You can't see where is Lausalu Gulf. Ja siis tasub, nagu saite aru, Pärnu maate ääres siin kohe, esimene meeter kohe siin ongi nagu piir. Ja mis ma näitame siin? Näitame, see on Kivisild. See on paekivist ja see on, nüüd peaks olema, loeme teile ette ka pärast, et üle 100 aasta raudselt siin juba tuleb. Ei olnud vähem. Restaureeritud vähem kui 100 aastat on, aga üle 100 aastat vana. Ja enne seda oli veel siin, see on 2 võlviga see paekivisild. Enne seda oli puust sild 1 võlviga. Here was, he says, this is border of Tallinn. Yes, I see. And this limestone bridge restoration at 1956, and before that bridge was timber bridge. Loen teile siis ette ka. Pääsküla sild ehitatud 19. sajandi teine pool, restaureeritud 1956, lihtne, kuid massiivne vormilahendusega 2-võlveline paekivisild ehitati 19. sajandi keskpaiku samal kohal asunud puitsilja asemele. Ja puitsild oli ennem seda paekivisilda. 19. sajandi lõpuks oli Eestimaa kubermangus enamikul tähtsamail teedel heas korras kivisillad ning kõige rohkem ehitatigi just paest põlvsildu. Kivisildade ehitus arenes kõige varem just Põhja-Eestis peamiselt 2 põhjusel. Esiteks olid siin jõed võrreldes Lõuna- ja Lääne-Eestiga kitsamad ja tugevates paesängides. Teiseks leidub siin rohkesti silla ehituseks sobiliku paekivi. Paesildade ehitus arenes 19. sajandil ning veel 20. sajandi algul kuni raudtee betoonsildade võidukäguni. Mõnede andmete kohaselt oli praeguse Pääsküla Kivisilla kohal juba 1700 aasta paiku üheavaline puitsild, mille 19. sajandi alguses ehitati juurde teine silde ava. Lagunevat puitsilda mainitakse sellel kohal veel 1857. aastal. On andmeid, et Kivisilla ehitas 1873. aastal ehitusettevõtja Jaan Teller kulud kandis seal juures Saue ja Ääsmäe vald ning Saku mõis. Nii, loeme siis inglise keeles ka natuke.
I translate in the English. Pääsküla Bridge built the second half of the 19th century, restored 1956. The simple yet massive limestone bridge of 2 spans was built in the late 19th century to replace old timber bridge. By the end of the 19th century, most the important roads in Estonia had highly quality stone bridges. The building of limestone bridges developed in the 19th century, and in the beginning of the century up the rise and triumph of reinforced concrete bridges. There is some information about Pääsküla timber bridge. Yes, timber bridge was before that was timber bridge. One second. Of single span already in the beginning of 18th century. A building entrepreneur calculated Jan Teller built the stone bridge in 1873. The poorest limestone that is available in the Zoroguns of Tallinn is used a building material. Intality lime mortar was used as printer, but later repairs have been made using cement mortar. The total length of the total length of the bridge is 21 meters. The height is 6.40 meters, from which the roadway is 4.8 meters wide. The Pääsküla Bridge was partly damaged during the Second World War, but restored in 1956 is the original shape. In 1914, a new reinforced concrete bridge about 100 meters below the old one was completed to serve demands in the increased traffic. The bridge is under the state protection number 3132. Okei, lõpetame siis eesti keeles ka siin. Sild on ehitatud paekivist kohati segu müüristena 2 sillakaarega, millest linnapoolse raadius on 150 sentimeetrit ja siis selle laagri poolne on siis 165 sentimeetrit. Kasutatud on Tallinna ümbruses levinud sinakavarjundiga ehitusbaasi. Sild on ehitatud 2 etapis. Esimeses etapis valmisid sillakaared koos tema kohal oleva müüritisega. Teises etapis ehitati mõlemal pool silla keskosa asuvad silla jätkud maal. Mördina on kasutatud lubimörti, hilisemad parandus on tehtud tsementmördiga. Silla kogupikkus on 21 meetrit ja laius 16,14 meetrit. Jah, 6 meetrit 14 sentimeetrit. Sellest sõidutee laius on 4,8 meetrit. Pääsküla sild purustati osaliselt teises maailmasõjas, kuid 1956 aastal see taastati ja remonditi algkujul. 1940 aastal valmis vanast sillast umbes 100 meetrit allpool uus ühesildeline kivisammastele raudbetsoon sild, mis pidi vastama kasvanud liikluse nõuetele. Sild on muinsuskaitse all, registri number 3132. Ja. Maanteemuuseumis on see ka, toetab Soome vald ja maanteemuuseum. Nii et maanteemuuseum asub Kanepi vald, Eesti
Eesti Maanteemuuseum, Varbuse küla, Kanepi vald, Põlva maakond. Muuseum.maantee.ee. Sinna pange ka sisse, et saate see 10 minutit vaata. If you want more the road bridges, then put http:// museum.mike.nt. See on see Mike November Tango MNT .ee. And you get more information for bridges of road bridges of Estonia. No lõpetame siis siit, seal on siis Tallinn, this is the side of Tallinn, this is what we are is Laagri asula, Laagri, not the village, but asula, yes. Laagri, I don't know how much, but I think so about 4,000 or 5,000 people. Laagri population 5,000, but Tallinn is 430,000. Okay. Lõpetame, mina olin siis Toomas Argel. Täna on 28. jaanuar 2018. We finished this video. I am Toomas Argel. Today is January 28th, 2018. Estonia, Harju County, nearby Tallinn, only 100 meters now. Thank you for watching. Subscribe, kirjuta kommentaari, mis ülesi sa veel tahaks vaadata või sildasid, et ma kindlasti nüüd see aasta veel, eelmine aasta tuli mul loodusvideosid oli mingi 62 ja kokku videosid on mul mingisugune nüüd peaks olema 103, et valige siis ise, Eesti piires loomulikult. No ma jõudu mööda käin, kas on oma vabast tahtest ja vabast ajast. Aitäh teile! Thank you for watching!